Mina olen Martin, olen ettevõtja olnud 20 aastat ja viimased 8 aastat siis Bolti üks kaasasutajatest. Ja täna siis ehitame sellist superäppi, kus on 5 teenust transpordist, siis tõukeratta ja autorent ja lõpetades siis toidu tellimisega koju. Idee sündis 2012 aastal, kui ma käisin ühe Garage48 häkatoni raames Kiievis ja seal kohalikud ütlesid, et meil on selline äge veebiteenus, millega saab taksot tellida ja seal on hind fikseeritud, et siis ei saa turistina petta, nagu tavaliselt Ida-Euroopas ikka taksodega oli. Ja tundus väga vahva teenus, päriselt töötas, siis tulin koju, arutasime Markusega seda ja vaatasime, et esiteks Tallinnas ei ole sellist teenust ja teiseks väga paljudel inimestel oli takso tellimisega probleeme. Nii et siis hakkasime sealt ühest küljest omast vajadusest ja probleemidest pihta ja siis uurisime turgu ja niimoodi tekkiski siis mõte, et tundub, et siin on võimalus äri teha, probleeme lahendada ja niimoodi me siis alustasime. See oli üsna käänuline tee, et ma arvan, et esimene idee, millega me alustasime, oli siis taksojuhtidele, teenuse pakkumine litsenseeritud taksojuhtidele. Siis me vaatasime, et sellega läheb aeglaselt, siis me vahepeal mõtlesime, et proovime taksofirmadele pakkuda dispetcher lahendust, aga saime ka aru, et see on üsna keeruline ja müügiprotsess on üsna ennustamatu, mis kiirusega mingid ettevõtted soovivad koostööd teha. Ja lõpuks siis kõige kiirema kasvu leidsime umbes 3.–4. aastal, kui erajuhtide mudel oli siis, et igaüks võib oma autoga teisi inimesi vedada. Et mis see võib-olla õppetund ongi see, et algne idee oli küll huvitav, aga tegelikult turu tagasisidest lähtuvalt oma äriideed kohandada ja me pidime seda tegelikult 3 aasta jooksul umbes 3 korda seda strateegiat muutma, et lõpuks leida siis see mudel, mis töötab. Nii ja vaadates ka paljusid teisi ettevõtteid, siis ongi see üsna tavaline, et tegelikult esmane idee kohandub ja siis lõpuks tekib see päris edukas idee. Nii et olge paindlikud, kuulake turu tagasisidet ja samas teatud määral jääge endale kindlaks selle visiooni osas, et proovige siis niimoodi kohanduda ja leida. Ma arvan, et meie esimene visioon oli ka see, et Ida-Euroopas saada turuliidriks, siis loomulikult süües kasvab isu, jõudsime kuskile mingite eesmärkideni ja siis tekkis plaan, et laieneme Aafrikasse, siis Kesk-Euroopasse, et see oli siis transporditeenusega ja loomulikult kogu selle protsessi ja mõttearenduse ja äriarenduse käigus on meie visioon ka edasi arenenud ja tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus meie eesmärk on muuta linnad inimsõbralikumaks ja see tegelikult tähendab, et üks kõige suurem murekoht linnades on liiga suur hulk eraautosid. Ja siis me olemegi vaadanud, et millised on kõik need kasutusjuhud, miks inimestel peaks eraauto olema ja proovime neid ükshaaval järjest siis ära lahendada, et lühemad sõidud saab ära lahendada tõukeratta või jalgrattaga, siis keskmised sõidud taksoga, plaanime tegelikult ka ühistranspordiga integreerida mingi aja pärast ja siis viimasena tuli meil autorent ehk tegelikult sellised peamised autokasutusjuhud on juba kaetud ja üks koht, kus inimesed ka siis autot rohkem kasutavad, on asjade vedamine, poes käimine, suured ostukotid, maale minemine, kõik see, et siis sellepärast tuli siis ka see toidu tellimine sinna juurde ja me nägime, et seal valdkonnas on ka palju innovatsioonivõimalust, nii et tegelikult kogu aeg on nagu see visioon laienenud ja niimoodi orgaaniliselt oleme kasvanud ja ehk selles suunas ilmselt tuleb veel uusi teenuseid. Ettevõtjaks hakkamine on selline huvitav roll või väljakutse, et mulle endale tundub, et see esiteks pakub inspiratsiooni, et saad midagi luua, aga teisest küljest, kui sa teed midagi ägedat ja lahendad päriselt suuri probleeme, et siis sa muudadki maailma paremaks väga paljudele inimestele. Et selles mõttes ma soovitan ka pigem võimalusel valida keerulisemaid probleeme, mis mõjutavad rohkemaid inimesi, et kui sul see projekt õnnestub, siis ühest küljest hea meel või rahulolu ja teisest küljest siis ka see tulemus ja mõju on niivõrd palju suurem, et jah, kui võimalik, siis unistage suurelt, leidke suured probleemid ja lahendame need ära.